nagu ma arvan, osad inimesed hommikul vaatavad, mõtlevad, et see tüüp on saepeast, sest ma naeran oma ette, mõtlen, et jõhker, ma just teenisin mingi, ma ei tea, 10 kilo, nagu saad aru, yes! Ja siis see hetk, kui ma olen sinna kohtumisel, on ju, miks ma olen ülihyped, on see, sest et ma juba võitsin. Päev hakkas, ma olen juba võitsin. See on juba hea. Ja ma olen juba teinud ära selle, mõtlen, no nii, mis toimub? Kuhu sa tahad kanda selle asja ja millal sa sisse kolid? No? Yes! Saad aru? Täna on meil siin toas 1000 inimese jagu energiat, mille tekitab üks tüüp. See tüüp on Eesti kõige parema kinnisvarabüroo juht Bill Valdre. Bill, jõua! Daamid ja härrad, ma tänan teid aplausi eest. Suur rõõm on olla siin teie keskel. Mul on nii hea veel, et sa tulid. Ma tänan sind sissejuhatuse eest. Mul on suur rõõm vaadata, kuidas sa istud siin minu pool teist pool lauda. Olles tegelikult mu sõber ja aitäh sulle, et sa kutsusid mind. Muidugi, sa oled üks esimesi inimesi, kui ma üldse tegin selle asja, siis sa olid see, kes ma teadsin, et see tüüp peab enda energiaga andma sellele ruumile elu juurde. No ma vaatasin seda asja, ma mõtlesin, keegi peab selle asja käima tõmbama siin nagu. Sina! No nii. Aga ma tean tegelikult, ma olen sinuga päris kaua nagu seda eluteed surfanud, on ju. Et sa oled tulnud tegelikult üle kivide, üle kändude, sul on olnud päris palju asju on juhtunud. Ehk siis sa oled kinnisvaramaailmas, paad päris hullu ja kuidas sa algust saab nagu? Mis see kinnisvara, kuidas sa sinna maailma lähed nagu? No sa pead arvestama sellega, et sa alguses ei saagi palka. Ehk siis sul peab olema väga tugev iseloom, et selles asjast läbi lüüa. Iseloom pluss sa pead olema väga terav ja väga leidlik. Ehk siis, aga mis õpetab inimest kõige paremini, on ju? Et kui sul on kõik olemas ja sind visatakse olukorda, et sa peaksid hakkama nüüd siit nagu raha tegema, on ju, siis võtad suhteliselt mõnusalt seda asja, on ju, et sa nagu otseselt väga ei pinguta, on ju. Aga kui sa oled olukorras, kus sul ei ole valikut, sa pead you either go or you go home, on ju, kas sa lähed üles või sa lähed alla, on ju. Ja ma ütlen sulle, et see õpetas mind väga palju nagu. Kas sul oli ka siuke tunne, et sa siis nendes ülikoolides ja nendes nagu sa ei tundnud, et sa sinna sobid või kuidas see mõte tuli, mulle meeldis ülikoolis. Ma olin ülikoolis ja ma olin Tartu ülikooli Pärnu kolledžis. Ma toimetasin seal nii kaua, kuni mul tekkis siuke tunne, et mul on vaja rohkem raha nagu elus. Mul on vaja ma tahan elada hoopis teistsugust elu, on ju. Ma ei suuda olla ühe koha peal, kuna mu temperament on selline, siis mul see ühe koha peal seismine on nagu raskendatud. Ma pean liikuma, pean toimetama, on ju. Ja kui ma hakkasin seda tööd tegema, ma arvan, et vaata maakleritega on selline lugu, et esimese 2 kuu jooksul, kui mul tuleb, ütleme, uus inimene nagu enda büroosse täna tööle, kui ta esimese 2 kuu jooksul suudab teha tehingu, nii et ta ei virise kogu selle asja käigu mõttes, siis tähendab, et tal on powerit. Ja, kas ta on mees või naine, aga see tähendab, ta on jõud, et ta suudab leida variandi, kuidas ta saab endale mingi asja töösse ja suudab ka selle kas maha müüa või välja üürida. See tähendab, et whatever the weather, you get through it. See on esimene katsumus, on ju. 2 kuud on see esimene katseaeg, on ju, kus sa peaksid. Peale seda võid inimestele anda juba enda poolt abi juurde, ütleme niimoodi, et anda neile mingid objekte ja tutvustada ja nii edasi, aga sa pead teadma, et ta saab sellega hakkama nagu. Et ma võin sulle anda kõik asjad kätte ja sa ei saa tegelikult siiski hakkama. Mul on vaja teada, et sa saad hakkama täitsa põhjast. See ongi, see müügi inimese teema on üldse, see on nagu teada koolis seda ei õpetate, see peab ka olema nagu inimeses sees, aga samas ma mõtlen, ma kuulsin Ryan Serhantit, see tüüp, kes on mingi New Yorgis kõige retsin tüüp. See on üks mu lemmiktüüp. See tüüp. Jaa, see on üks mu lemmiktüüp. Kuulsin selle venna mingid talk show'd ja siis ta rääkis, et see ei ole niimoodi, et ma olen täiesti introvert, ma ei olnud see tüüp, kes müüb ja nüüd täna ma olen nagu New Yorgi müün mingi penthouse vaata. Mis su arvamus on, kas sa pead olema sündinud selleks või siis... See on treenitav. See on nagu treenitav. Ehk isiklikult minul on ju, ma olen väga tugevalt seotud ka oma hingelisu eluga, ma olen seda arendanud, ütleme, kogu selle aja sellest ajast saati, kui ma hakkasin kinnisvaramaakriks, on ju. Et sa pead lahendama enda sees mingid asjad ära. Kes sa tegelikult nagu, ütleme, räägime nagu mehena, on ju. Kes sa mehena oled, võtma vastu enda miinused ja plussid, on ju,
ja sealt hakkama ehitama üles enda jõudu. Sa pead alustama nagu, asi pole nagu müügis ja kinnisvaras, sa võid müüa, omada kogu raha maailmas, me kõik teame, kõik räävad seda lugu, on ju, ja siis olla üksi kodus nutta patja lihtsalt. Sest et sa pead suutma ikkagi suhteid luua nagu elus, mis jäävad ka püsima, on ju. Ehk siis esiteks sa saad aru hingeliselt, kes sa oled, sest sa saad aru, mis on su jõud, on ju. Ja sealt nagu edasi sa hakkad ehitama ühte asja, no millega mul on olnud kõige suurem katsumus, on enesedistsipliin. Jaa, mul ka, mul on täpselt sama teema. Sa pead olema õigel ajal kohal, ma ütlen, I'm struggling with this until today, aga mu elu õpetab mind väga robustselt, on ju. Aga see on see üks asi, et sa pead olema õigel ajal kohal, sa pead tegema asjad ära, mis siin kõige olulisem asi tegelikult on see, et kas sinu sõna peab elus vett või ei. Kui sa lubad midagi, siis sa pead seda ära tegema, sest et müügis ütleme nagu just minu alal, on ju. Sa kohtad inimesi, kes on sellisel tasemel, et nad ei ole sinna jõudnud, ütleme lihtsalt. Ja kui sa raiskad nende aega, siis see on täielik lugupidamatus, on ju. Sa raiskad nende aega või su jutt ei ole piisavalt konkreetne või sa lubad asju, mida sa ei tee ära, kes üldse tahab suga asju ajada nagu. Et sa pead nagu ennast sisemiselt õpetama, ütleme nii. Kuidas sa siis seda spirituaalsust arendad endal või kuidas sa nagu, mis see tähendab, et ma olen enda sees leidnud selle rahu ja või ma olen enda neis arendanud seda, kuidas see on nii kerge seda öelda, aga kuidas sa reaalselt teed, kuidas sa leiad selle, et see on minu viga, see on minu haigus, see on minu mis asi vaata? No jõhker teema, ma võiks sellest rääkida, ma arvan, et väga palju inimesi on hästi kogu selle teema vastu mingis mõttes, nad ei ole nõus vastu võtma, on ju. Ehk siis see, mis ma räägin, tegelikult ei olegi siis neile, on ju. See mõte on nagu selles, et ma pean ütlema, üks asi on see, et sa hakkad iga päeva ellu endale sisse integreerima rituaale, on ju. Ehk siis, ütleme näiteks mediteerimine, on ju. Mis asi see üldse on? Istud, mediteerid, midagi aru ei saa, mis asja sa teed, on ju. Nii, see on see point, et kui hästi sa saad hakkama iseenda mõtetega, olla enda peas nagu, eriti pinge olukordades. Kui sa nüüd iseendaga ei saa hakkama ja lähed stressi ja kukud depressiooni ja sa ei saa sealt välja, on ju, siis mõtle, mis juhtub siis, kui sa juhid mingi 5 miljoni eurolise käibega firmat, sa ei suuda seda teha, et sa pead kasvatama siin nagu seda kohta, on ju. No see on üks osa spirituaalsust, on ju. Teine asi on, et sa pead aru saama, sa võiksid aru saada, kuidas maailm toimib, on ju. See ei ole kõik niimoodi, et mingi tüüp istub seal pilve peal ja siis sa palud ja kõik asi juhtub. Ja sa pead austama seda, et sul on antud võimalus olla siin maa peal, austama kõike, mis on sellega seotud siin, nii hästi, kui on võimalik, on ju. Noh, selles mõttes, et me ei saa öelda, et ma ei saa öelda, et ma olen täiuslik, on ju, keegi ei saa öelda, et ma olen täiuslik. Lihtsalt, kui sa suudad öelda, et nagu, et suudad austada inimesi, nende tundeid, nende mõtteid, loodust, on ju, siis mingi hetk, kui sa kõike seda hoomad, ma arvan, et sa hakkad kuulama, kuidas tuul puhub ja hakkad tunnetama, et mingi muutus on tulemas. Sa pead tunnetama maailma nagu, sest mis asi on müük? Müük on, ma arvan, niimoodi, et ta on 70% raske töö, on ju, no kindlasti. Mis 30 on? Ja 3% on puhas õnn. Tavai. Ja kust tekib õnn? Kust tekib õnn? Sa pead õnne jaoks olema ise sellises kohas, et sa oled valmis seda vastu võtma. Ma olen väärt, ma olen parim, ma saan, mida ma tahan ja ma teen selle ükskõik läbi mis tingimuste. Miks? Sest et Jumal armastab mind. Ja maailm armastab mind, saad aru? Ja siis nagu, see on see mindset lihtsalt, mida sa teed ja mis aitab sul nagu ära kalibreerida sellele lainele, kus need asjad, mis sa soovid, on sinu jaoks võimalikud. Saad aru? Ma tunnen ennast praegu nagu mingi motivational speaker, aga see ei ole mu point, aga ma loodan, et sa saad aru, mida ma tahan sulle öelda. Ma saan aru, mina saan sellest aru, sest mina olen näinud, kui sa oled olnud kõige tavalisem kinnisvara maakler, ma olen näinud sinu etappi nagu sellest, kui sa oled praegu juht. Aga ma teadsin algusest peale, kus ma lähen. Ja see ongi teema, et kui mingi täiesti ütleme suvaline tüüp nagu räägiks mulle seda juttu, siis ma oleks nagu mingi, ma ei tea, mida sa räägid. Aga ma tean, et sa oled see vend, kes teeb niimoodi ja sa oled see vend, kes on jõudnud seda tehes kuskile, ehk siis sul on see credibility olemas. Sul on see olemas, et ma olen selle teinud ja ma olen sinna jõudnud, ma olen seda näinud kõrvalt ja ma usun sind. Et sul on see olemas, nagu vähemalt minu jaoks see on tõene, see asi töötab. Ütleme niimoodi, et ma olen alles nagu tee peal, nagu sinna, kus ma tahan minna.
aga selles mõttes, et ma arvan, et ma olen välja jaganud, kuidas see süsteem töötab nagu mingile maale, on ju. Kui ma oleks täiesti välja jaganud, on ju, siis sa oleksid minu jahi peal praegu. ja ma teeks intervjuud seal. täpselt. Aga üks päev võib-olla. Me teeme, ma üks päev väga lähedases tulevikus on see võimalik. Me teeme ära selle. Ja loodetavasti see jaht on elektrikütusega, nii et kala teevad ka ellu. Kalu peab hoidma, loodus peab hoidma. See ongi mulle ilus selles suhtes, et sa oledki selle ärimaailmas, vahed täiega hullu, aga samal ajal sa austadki seda, mis on su ümber. Ja see on see asi, mis isegi ei ole ainult selle ärihaile peaks olema omane, vaid tavalisele inimesele vaata. Sa pead nagu aru saama sellest, et kõik sinul on tagajärg, kõik sinu tegudel on tagajärg ja seda nii looduse kui teiste inimeste suhtes. No ma arvan, et igal inimesel on see koht elus, kus tal tuleb ette sein ja siis tal on see võimalus, kas ta jääb sinna seina äärde seisma või siis ta kasvab inimesena ja proovib sealt üle saada. Sest nagu ma arvan, elu ei anna sulle raskemaid takistusi, kui sa suudad nagu ise läbida. Ja no neid kasvukohtasid on elus väga palju nagu. Et ma mäletan, kui ma käisin oma esimest objekti näitamas, on ju, väljas oli mingisugune, no ma arvan, et ma ei liialda, oli mingisugune, ma ei tea, -10, on ju. Mul ei olnud mütsi, ma olin mingi nahktagiga kuskil Mustamäel, on ju. Proovisin välja üürida ühte üürikorterit, mis oli 320 €, on ju. Ja ma läksin sinna kohale bussiga, on ju. Ja see teine vend ei tulnud kohale nagu. Siis ma mõtlesin, et mis asja? Kuidas see võimalik on, et ma valisin selle töö, on ju? Sul oli valik? Jah, ma valisin selle töö, see on ju, keda ma süüdistan? Minu süü on ju. Versus nagu, kui sa lähed sealt üle ja kui sa isegi teed selle tehingu ära ja sa saad aru, mis sa oled teinud. Nagu kui sa lähed sügavamale kui see, et ma tegin tehingu ja ma sain raha, vaid sa lähed sügavale ja mõtled, et no ma ütlen seda, ma jõuan selle pointini, mis ma tegelikult mõtlen täna. Kuidas ma enda tööst mõtlen? Ma tegelikult tahaks aidata inimesi. Ma arvan, et ma aitan inimesi, sest et ma olen ise kolinud väga palju. On ju. Ma arvan, et enamus inimesi on nagu vahetanud elukohta vähemalt üks kord elus. Ja siis sa mõtled, kuhu ma lähen või kuidas ma selle saan ja kui see on ostmisega seotud, siis oh my god, mu raha ma ei tea, kas on õige otsus, mul on mingi laen, hästi pingeline inimeste jaoks. Ja mõtle, kui tuleb siuke tüüp, ütleb talle, et kuule, kõik on korras nagu. Teeme nii, et ma ajan ise selle asja sinu jaoks korda, usalda mind, ma olen seda teinud hästi palju. Ma ajan selle asja sinu jaoks korda nii, et sina saad oma uude koju ja kõik on chill. Lihtsalt palun, ära minest ära kogu selle perioodi vältel, mul on nõuspiiritus taskus igaks juhust, kui on seda vaja, on ju, aga me teeme selle asja ära. Ehk siis see ongi see point, ma aitan inimestel seda asja teha, on ju. No, see oli minu eesmärk siis, kui ma alustasin alguses, on ju. Millega mul õnnestus luua väga ägedaid nagu pikaajalisi suhteid üldse. Sest mis asi on kinnisvaramaailm? Mõtle nüüd. Sul on võimalus saada inimeste ellu, keda sa muidu nagu see on suht ebareaalne, et sa üldse kohtaks neid. Miks nad peaksid tahtma sinuga üldse rääkida? Ma mõtlen, et nagu mingites väga erinevatest levelitest, kui me räägime kunstnikutest, näitlejatest, lauljatest, mingisugustest suurtest ärimeest, vabandust, eesti keeles aktsent, mingisugustest suurtest ärimeestest, on ju, et no see on ebareaalne, sul on võimalus nendega kohtuda, sul on võimalus saada nagu, ma arvan, et see on kingitus, kui sul õnnestub nende käest mingid õpetussõnu saata, on ju. Mind on mingid mehed täiesti läbi sõimanud algusaegadel, et näiteks üks Peterburi, üks juveeliärimees, on ju, tal oli juveelitehas ja ma jõudsin kohtumisele ja enne kui ma seda kohtumise jõudsin, ma helistasin talle ette, ütlesin, et ma ei saanud nime öelda, on ju, ma ütlen, et vabandust, ma hilinen 5 minutit, on ju, ja kui ma jõudsin kohale, ma lihtsalt ütlen sulle, et ma ei saa neid sõnu öelda, kui seda avalikuks läheb, aga mind sõimati nii mitmes erinevas variandis vene keeles, et ma lihtsalt olin suu lahti, ütlesin mulle, kuidas see võimalik on, et sa helistad mulle ette 5 minutit enne kui sa jõuad kohale, sinusugune vend peab seisma niimoodi kulp püsti ja ootama mind koha peal. Saad aru? Aga noh, selles mõttes, et ma kartsin seda venda, aga ta on tänaseni mu klient. Ja ta toob mulle väga palju raha sisse ja mina aitan tal väga palju raha ka teenida või siis hoida tema vara, nagu ütleme, selle tootluse juures, mis talle sobib. Mis see vastus oli? Mida sa ütled sihukese olukorras? Mitte midagi, see talle okei, ma saan aru. Ja tea, mis ta ütles mulle lõpuks? Ta ütles mulle niimoodi, et mingitel hetkel ta mulle niimoodi, et ütles mulle, et ära tunne ennast halvasti, on ju, sest tegelikult see peaks olema mulle tänulik, sest et keegi ei maksa mulle selle eest, et ma sind õpetan.
see on minu kingitus sinule. Ja ma ütlen sulle, sellised mehed on mind kasvatanud nagu nii palju, need erinevad mehed on kõik andnud mingisuguse tüki mulle täna, kes on muutnud mind selleks meheks, kelleks ma on täna. Ja ma arvan, et see 30% õnn on see, mis viib sind nende inimestega kokku. Ma ütlen nüüd üldse selle õnne koha pealt, et ongi 2 viisi, kuidas õnne saad vaadata. Nagu vaatad täiesti tavalised inimesed, kes ütlevad, et õnn ongi õnn, asjad juhtuvad. Ja need natukene nagu inimesed, kes mõtlevad ja inimesed, kes on ütleme edukad, nad ütlevad, et sa saad enda õnne muuta täpselt nii palju enda tegudega. Sa saad osta mitte ühe loteriipileti, vaid sa ostad 20. Sul on 2 ja nende loteriipiletite all ma mõtlen enda tegevusi, enda arengut, kas või seda spirituaalsust, kas või seda, mis sa võtad nendest olukordadest. No, üks ülioluline asi. Õnn ja edu soosib kiirust. Nii. Sa ei tohi magada. Mulle meeldi inimesed, kes on aeglased. Yeah. Kui sa tuled, siis tule kiiresti. Kui sa teed seda asja, mis sa lubad teha, tee see kohe ära nagu. Paned selle sinna listi, see on kõige raskem asi, teed esimesena asja ära. Sa lubasid, ajad korda. Kui sa liigutad asju kogu aeg edasi, siis see ei ole võimalik, et asjad ei toimi. Yeah. See, kui sa lased enda emotsioonidele ette jääda või siis, et ma ei suuda, see on liiga raske, ma ei taha sinuga üldse midagi ajada koos. Pead õiged asju, nagu see on õiged valikud ka tegema, jah? No sa pead tegema õiged valikud, jah, et ehk siis nagu see ongi see koht, et sa nagu, kuidas kellele, kuidas ta tunnetab, on ju, et kas sa vaatad linde või sa kuuled tuult või mingi haldus sosistab sulle öösel kõrva, on ju, mis iganes, ma arvan, et kõigil on mingi oma asi, tunnistavad nad seda või ei, on ju, indiaanast paned niimoodi, kus poolt tuul on, et sa pead seda kõike tundma, ehk siis kui sa lähed liialt sellesse numbrimaailma ja sellesse Exceli asja sisse, on ju, siis sul kaob connection ära. Sa selles mõttes, et see ei tähenda, et sa ei saa selles maailmas edukas olla, lihtsalt sul endal kaob connection ära. Jah, sul endal kaob connection ära. Selles mõttes, sa ei saa teha seda tööd ju niimoodi, et ma pean minema ja keegi ootab mind ja sa lähed sinna kohale, et tere! Kuidas teil läheb, no? Mis me teeme? Mis toimub, kuidas lapsed elavad? Kelle koer see on? Mis värk on, nagu saad aru, et sest neil sa iga kohtumine iga inimesega, on ju, see on, ütleme nagu täna, on ju, kui ma oleks mingi, tere Joonas, ma oleks samasuguse energiaga ma raiskan sinu eluaega nagu, miks ma olen suga koos, kui ma ei saa sinult mitte midagi ja sina ei saa minut nagu. Väärtus on, jah. Sa pead mingit väärtust looma, on ju, et no see positiivsus on hästi oluline, et sa pead, ma võin rääkida, mul on üks rituaal. Palun räägi, ma tahan väga teada see rituaale veel. Näiteks ma hommikuti ärkan ülesse. Ärkan üles. Kas nagu rain või on kas vihm või lumi või jää või päike, mis iganes. Ma ärkan ülesse, ma lähen välja, on ju, ütleme soovitatelt kell 7, on ju, vahel kell 8, vahel kell 9, nii kuidas ma saan, aga see peab olema nagu järjepidev, on ju, nagu sõjaväelastel on. Tee voodi ära enne, kui sa toast välja lähed. Ja sa oled käinud sõjas. No ma olen käinud sõjas. Sa lähed hommikul välja, sa lihtsalt hingad ja siis jalutad, noh. Ütleme, kui sa oled ülekaaluline, ma olen nii raske, ma ei suuda seda teha. Seal ei ole vahet. Sa lihtsalt kõnnid ja hingad ja oled tänulik, et sa oled üldse elus täna. Kas sa juba riied selga pannud kogu teema või sa oled jooksuriietes. Sa oled jooksuriietes. Lähed trenni või põhimõtteliselt lähed nagu jalutad ja hingad ja vaatad ringi, mis toimub, mis tänane ilm nagu toob sulle. On külm, okei, sa kõnnid ja ütled, et aitäh sulle, et ma olen täna elus, et mul on kõik hästi, mul on kus magada, mul on nagu perekond, kes on kõik elus, nagu kõik on hästi tegelikult. Sa oled juba rikas, sul on kõik juba hästi, on ju. Ja siis ma hakkan lihtsalt järjest võtma läbi kogu oma perekonda, kellest ma olen tänulik. Nii ilus. Kõiki neid asju, mis mul elus on olemas, on ju, ma olen selle kõigest nagu tänulik. Ma mõtlen ennast sinnamaani, kuidas ma teen mingeid tehinguid, kuidas need läbi lähevad, ma olen nagu ma osad inimesed hommikul vaatavad, mõtlevad, et see tüüp on saepeast, sest ma naeran oma ette, mõtlen, et jõhker, ma just teenisin mingi, ma ei tea, 10 kilo, nagu saad aru, yes! Ja siis see hetk, kui ma lähen sinna kohtumisele, on ju, miks ma olen ülihyped, on see, sest ma juba võitsin. Päev hakkas, ma olen juba võitsin. See on juba hea. Ja ma olen juba teinud ära selle, mõtlen, no nii, mis toimub? Kuhu sa tahad kanda selle asja ja millal sa sisse kolid? Yes! Saad aru? Mees, sa peaksid, kui sina oleksid sõjaväes nagu. Praegu probleem, et poisid ei taha sõjaväkke minna, kui sa seal neid ootaks, päevaks poisid, läheme Eesti riiki kaitsema. No see oleks lõks. Kõik, no jaa, okei. See oleks lõks. Aina, see töötaks. Mulle nagu sõjaväe kontseptsioon meeldib sinnamaani, kus on distsipliin, aga mulle ei meeldi kogu see muu teema, mis sellega kaasa käib. Ma ei hakka sellest rääkima, see on see kõige teema. No see on teada. Aga mõtleme, et nagu
no ütleme, mõnel mehel on lihtsalt elus nagu vaja seda, et natuke inimesed ta saaks aru, et ta peab toimetama. Inimesed on erinevad, selles mõttes see on fakt, me ei saa sellest nagu mööda hiilida. Aga on niimoodi, mõni vend tahab sõdida, siis vend las sõib, ma ei tea, tee mis tahad. Aga just see, et nagu, et sunnitakse noori poisse seda tegema, see on võib-olla natukene teine teema. Nii on. No, okay. Pilgule, kas sa siis ütled, et põhimõtteliselt, kas sa valiksid pigem raha või siis kas sa oleksid pigem rikas ja nagu veits õnnetum või siis sa oleksid vaene ja mega õnnelik? Mis see küsimus siis on? See on see põhiküsimus tegelikult, see on see elu küsimus nagu. Tänapäeva elu küsimus minu jaoks. Kuidas sa näed seda? State of mind nagu, on ju. Et siin on nagu jah või ei, ei ole, tegelikult ei ole, sest see on suhteline, nagu inimesed on erinevad, see on ka minu jaoks see suhteline. Selles mõttes sinu jaoks minu jaoks on niimoodi, et mina ei lõpeta enne, kui minul on väga hästi, minu perel on väga hästi ja kõigil minu lastel on väga hästi. See tähendab niimoodi, et nende igapäevane elu on kindlustatud. Nende igapäevane elu on kindlustatud sinnamaani, et nagu ütleme, et mul ei olnud sükest õnnelikku hetke, et kui ma sain 18, siis ema kingis mul auto, on ju. Aga kindlasti mu pojal on see hetk, aga kindlasti ta ei saa kohe endale, ütleme, et seda AMG GT 63, on ju, vaid sa saad mingi muu asja, on ju. Et mulle meeldiks anda nagu see algus ette ja näidata enda eeskujuga, kui kaugele on võimalik jõuda. Mitte millegiga põhimõtteliselt, on ju. Et pigem nagu see on mu eesmärk ja selle ma teen ikkagi ära alles ükskõik mis, kas tuleb sõda või mingi asi, et see on mu lihtsalt eesmärk ja ma ei lõpeta enne, ma olen siuke tüüp, et ma kas lähen siis enne kotti nagu. Ma olen nagu vastu võtnud selle nagu ja aga nagu kõige suurem rikkus, ma arvan üldse elus on see, et sul on see enda see vibe on seal maal, et sa oled õnnelik ja see ikkagist nagu see peab tulema sinu seest. See peab tulema sinu seest, aga see on ühendatud ka sinu perega ja no muidugi ka sinu nagu teise poolega. Armastus on nii oluline elus nagu. Kui sul on armastus ja ei ole ühtegi senti, on ju, siis sa jõuad rikkuseni sealt. See on nii suur jõud nagu. Sest et nagu nii palju on õnnetud inimesi, kes otsivad teist nagu poolt, on ju, ja no me kõik teame seda, aga ma ütlen sulle, see on nii suur jõud, et täna ma olen aru saanud, et nagu kõige tähtsam asi on paarisuhe. Retsmees. See on nii retstripp ausalt, et ma olen nii kaua nagu selle vastu võidelnud, aga ma saan aru, et see on nagu, see on mehe jõud, no, selles mõttes, et see on nii hull, tead miks minu jaoks nii hull on, sest nagu ma olen olnud põhimõtteliselt terve oma elu nagu vallaline ja ma tean miks, see on mu vanemate lahutuse pärast, ma olen saanud nagu väikse lapsena, mingi 10-aastase poisina sealt haiget, rõvedalt haiget ja siis ma olen endale tekitanud selle maailma, millest ma nüüd on aru saanud, et see on minu maailm. Et üksi saab ka hakkama vaata, üksi aga teema. Aga tegelikult ma tean, et see võib-olla ei ole päris niimoodi, aga mul on siuke maailm enda jaoks loodud, mis on natuke võib-olla kahju. See on kõik okei, see lihtsalt on see, nagu ütleb mulle üks väga lähedane inimene ütleb, et see on sinu kasvukoht. Sest et sa pead, saad aru, inimesed ei taha sinna minna, aga sa pead kaevama need asjad lahti. Kus see probleem on nagu? Mis siis on, miks ma olen selline nagu? Ja mitte, et ei, ma panen klapid kinni ja lähen edasi, aga davai, lahendame ära selle probleemi. Lähen räägin emaga, lähen räägin isaga, lähen räägin kõigiga, kellega on vaja rääkida ja ütleme, et mis värk on nagu? Miks sa tegid siukse lükke nagu? Sest et sinu eesmärk on mehena olla parem isa, partner, kui olid sinu vanemad. Evolution peab nagu toimuma, aga sa pead seda asja kaevama lahti ja kõigil sul on väljakutse, kui sul on selline partner, kes on lihtsalt nagu selle skalpelli kõrvalt, et davai, hakkame lahkama, vaatame, mis toimub nagu. Aga see samas on ka kõige suurem õnn, sest tegelikult sul toimub nii suur vabanemine ja kui sa oled õnnelik, siis mis juhtub? Sa oled ka edukas nagu. Nii ongi, tegelikult see ongi süsteem on justkui lihtne, aga nagu väga palju nagu vaeva ja pisaraid ja emotsioone, aga noh, see on see hind, mis sa maksad. Kõik teavad tegelikult, kuidas saada, aga
inimesed ei ole nõus selle nagu nimel tööd vaeva nägema. Nad ei ole nõus seda nagu vahel seda kogu seda nagu valu vastu võtma. Seda, mis tekitab sul nagu õlgedele. Inimene jookseb valu poolt nagu pigem ära, ta teeb kõike, kui on valus, siis ta pigem teeb kõike midagi muud. Kõik jääb mugav. Kui keegi tahab sind maha jätta, siis ütled, et ei, ma muutun paremaks, ma teen kõik asjad, ma teen kõik, ma sulle kingad ja ma teen kõik jutud ja ma piksin neid kingi ja kõik jutud nagu. Tegelikult on õige koht öelda niimoodi, et okei, lahendame ära, millest see probleem on, kus on see asi, okei, ma vaatan, kas ma saan vastu tulla, kui ma saan, siis davai, ma tulen, kui ei saa, siis sa pead leppima sellega, et siis siis on nii, siis lähed edasi, jah, ei sobi järelikult see asi, aga nagu sa ei tohi karta nagu, sa pead kasvama, sa pead endale kindlaks jääma, see vend, kes su sees on, sa pead seda venda uskuma, sest see vend teab, kes ta on. Nii on, see on nii. Peale mõne on alati tõus. Mis mul oli väiksena just on ju, et just kui ma oleks pidanud seda kohe alguses rääkima, mul oli väiksena see trip, et ma mõtlesin, et mis värk on, kui ma tulin ruumi, siis inimesed vaatasid, et nagu et kes see tüüp on nagu, et kõik jäi nagu vaikseks ja mul oleks hästi ebamugav nagu. Ja siis kogu selles maakleri töös ma mõtlesin, issand jumal, ma olen mingi Snickers on ju. Ja teised inimesed mõtlevad, et kes see Snickers on nagu ja wow, ta räägib eesti keelt. Oota, see tundub kahtlane. On ikka siuke väga palju on siukest tõuet. Kogu aeg on mingi teema, et sa lähed kuskile sisse ja see on nagu hello sir, ma nagu ma täna lihtsalt olen niimoodi, et ma ütlen hello, how are you, I'm very good, we would like that seat under the window will be fine, ja siis nad lihtsalt nagu mingi hetk on, et see vend oli eesti keelt, et ma täna mängin nende asjadele kaasa, aga ma tean täna, kes ma olen, on ju. Kunagi oli päris raske. Kunagi oli raske, nüüd on niimoodi, et mul ei ole vahet, sest et ma tean, mis nende see point on ja see ongi see mõnus üllatusmoment neile, et ma kuulan nad ära ja siis ma tegelikult olen täitsa teemas selle asjaga, mida ma teen. No niimoodi, okei, davai. Kõige rohkem teemas kõikidest. Okei, relvad maha, see on normaalne. Võib edasi minna. See on just Eesti, nagu, ma arvan, et see just Eesti teema ka, vaata. Me oleme olnud, kui me oleme ikka need talupajad ja me oleme see väike rahvus, kes ei ole näinud nii palju seda. Aga Eesti rahvas on ülikõva. Mulle väga meeldib Eesti rahvas. See point on see, et teid on vaja lihtsalt tõmmata veits käima nagu. Ma niimoodi lehte peale, no tere hommikust, kas sa oled valmis? Sa vaja tõmmata see litter sisse nagu, kuna sa näed ülihea välja, mis toimub nagu. Inimesed nagu issand, ma teema komplimenti, ma ei tea, kas tahab mulle ligi või mis seda räägib, aga ma lihtsalt nagu, ma lihtsalt ärkasin, ma käisin jooks, ma reaalselt just vaata, ma tahaks nagu asja ajada nagu. Sa oled täpselt, ma olen nii õnnelik, et sa minu peres oled nagu, et sa oled minu ligi, sest iga kord sina oled see tüüp, kui mul on veits nagu see tunne, et fuck, mul on midagi nagu pekkis vaata. Ma räägin Pilliga, vaatan 10 minti, ma räägin Pilliga vaata, Pilliga räägin 10 minti olemas, ma lähen tagasi, ma olen rohkem motiveeritud kui kunagi varem, sest sul on see energia olemas. See on äge, mulle meeldib see, aga see on alati goes both ways. Mina saan alati vastu, see energia tuleb ainult teie poolt vastu. Ikka sõbrad on väga oluline osa elust, peab sõpra oluline. Peab leidma sõpradega. Ja vaata, just mina, kes ei ole nagu ma enne sulle rääkisin, et ma ei ole selles suhte teemas, ma olen väga-väga tõrjun tagasi seda, sest mul on kunagi mingid asjad juhtunud ja kui mul ei oleks sõpru, siis ma ei tea, mis ma teeks. Sõbrad on need, kes hoiavad mind reaalselt selle inimesena, kes ma olen. Hoiavad siin jama peal, ma olen täitsa nõus. Aga see on väga hea. Väga oluline on ka, ütleme, et kui sul ole ka suhet, siis on väga oluline see, et sul on väga tugev sõprade ring, sest et ükskõik mis maailmas nagu toimub, kas sul on raske või sul on ülihästi, on ju, siis mingi seltskond, mingid tüübid, on ju, neile lihtsalt meeldib sinuga koos prikullida. Ja kui keegi teha, mis prikullida tähendab nagu kõiki asju teha nagu, et mis teed, me prikullime siin F-hoones, või et mis teed, me prikullime siin seda šampanjat peale või mis iganes prikullima, on ju. Nad tahavad suga aega veeta, sest et see energia põrkub ja siis kõigil läheb tuju panemaks. Ja et see on see ring ja siis vahel on niimoodi, et näiteks kui ütleme, sina ajad ühte äri, ma olen teist äri, on ju, ja see sõber võib sinu enda äriga ta on niimoodi, et ma ei jõua lihtsalt saab mind täitsa oluks. Ja kui ta räägib sinu ärist, siis ta on niimoodi, kuidas on ülilihtne, tõsta see asi sinna ja lahendada see asi ära, nagu täpselt nii ongi. Ja mõtle, kui suur kingitus on see, et kui sul on inimesed kõrval, keda sa võid 100% usaldada. Ja nad ei taha sult midagi, on ju? Nad ei taha sult midagi, selles mõttes, et nad tahavad vastu saada seda energiat, on ju, nad ei taha mingit seda või? Tegelikult on niimoodi see asi, ma olen sinuga aus, ma ei saa seda päris seda juttu rääkida. Tegelikult on niimoodi, et sõpruses on ikkagi samamoodi nagu, et sa annad ja sa võtad.
kas äris, kas ükskõik mis nagu tegevustega sa annad ja sa võtad, ehk siis see käib kahte viisi, see on ka suhe. Kui sa lubad, siis ma täidan ja olen ja nii ja naa, energia on siuke ekstra asi seal, nagu seal juures, aga sõprus on nagu suhe, sa pead seda hoidma ja kasvatama ja nurturima ja valama vett peale, ütlema pai ülikõva nii hästi kasvada. No ütleme, võib-olla mõtlesingi praegu just seda rahalist teemat, et sul ei ole see, et siuke tegelikult teenus maksab ju. Kui sa tahad saada mingi ärinõu, siis see maksab. Sa tahad sõbra juurde, kes on teemas, see ongi see energiavahetus, nagu me rääkisime. No see maksab ja Eestis ei ole kellegile maksta selle eest. Suure tõenäosusega saad petta. Saad täiega üle. Aga no see ongi, jah. Et sõbrad, jah. No hästi oluline, nagu minu elus on see, et mul on viimane aasta on see eesmärk. Ma tahan kogu aeg sattuda ruumi, kus ma olen kõige rumalam. Ma ei jõua ära oodata nagu, et ma satuks ruumi, kus ma olen kõige rumalam. Hiljuti oli mingi olukord. Teie kõigi terviseks. Kõigi terviseks. Viimati mul oli selline olukord, et ma olin autos tagaistmel S-klassis ja ma sõidan, ja ma ütlen, et tere, millega tegete, ja siis mingid tüübid hakkavad rääkima, et nad on Ukrainast, ma ütlen okei, et kuidas siis Ukrainas nagu elu läheb ja siis see inimene mu kõrval suudab seletada mul lahti kogu Ukraina majanduse, SKT ja ma lihtsalt istun ja mõtlen, et oh my god. Ma ei hoomanud kellegiga, ma olen seal autos, aga tegemist oli nagu, ma olen selle riigi oma äri mingite tippudega, ja ma ütlesin, jumal tänatud nagu. See kasvatab, sa õpid 5 minutiga, kui sa oled valmis vastu võtma. Nii palju, et sa tuled sealt välja, mõtled nii, I'm gonna step my game up right now. Kõva! Mul on kohe siuke tunne, et ma tahaksid, nagu praegu nagu sa ütlesid, et me istume siin vaata. Tahaks nagu minna, tahaks nii jalaga ukse lahti. Hakkame tegema midagi. Aga sul endal büroo nüüd? Kinnisvarabüroo? Mul endal kinnisvarabüroo, jah. See oli mul unistus, ma olen talgast saati, kui ma seda asja hakkasin tegema. Mingi hetk ma sain aru, et okei, et see on äge, kuidas keegi teeb seda, ma sain aru, ma tahaks teha seda teistmoodi. Mul oli mingi visioon olemas ja... Mis sa teistmoodi teed? Mis ma teistmoodi teen? Ma olen hästi personaalne. Ja ma olen unistanud nagu sellest, et mul on meeskond neid hulljulgeid inimesi, kes on valmis tegema sellel kinnisvaral turul revolutsiooni. Sest et kogu see äri on minu meelest natukene alaarenenud nagu tänaseks on ju. Kas just Eestis või üldse maailmas? Pigem Eestis praegult, aga ütleme ka maailmas, ütleme uuendusi on nagu suhteliselt vähe. Ütleme Ameerikas on näiteks mingi uus asi nagu selline uus platvorm on tehtud nagu Zillow on ju. Mis see Zillow on? No Zillow on selline asi, et nad teoreetiliselt siis, sa paned oma kodu ülesse, nad võib-olla ostavad sult selle otsa ära ja pakud kohe uue variandi asemele, et siis nad elimineerivad justkui üldse kinnisvaramaaklerid, on ju. Ja siis nad kontrollivad kogu seda kvaliteeti ja asja, on ju, mis on suhteliselt hea, mis on tegelikult väga hea idee, kui see on ülipalju kapitalit sükest asja luua, on ju. No Eestis seda tehakse lihtsalt teistsugustel tingimustel. Mis ma tahtsin sulle öelda on see, et mulle meeldiks kui ma juba noorem nagu selles äris, paar aastat juba tagasi selles äris olin, siis mulle meeldis vaadata neid objekte nii, et kogu see visuaalne nagu elamus on ilus. Sest sa saad kogu emotsiooni sellest visuaalist, on ju. Ja no ma ei ole nagu, ütleme otseselt nagu äritaustaga ainult, on ju. Mul on ka palju seda loovat osa, on ju. Mulle visuaalsed asjad meeldivad, ma olen kunstiliste asjadega tegelenud ja mul lihtsalt meeldib näiteks, kui ma panen kuulutusi ülesse, ma panen neid pilte järjestusse, et inimene saab nagu emotsiooni, kuidas ta liigub sealt läbi, ma kirjutan selle teksti nii, et tal jõuaks kohale, mis ta sealt saab, sest et no ütleme, mõned inimesed täna üürivad või ostavad mult asju nii, et need ei ole Eestis. Või broneerivad ja kannavad raha ette. Nad usaldavad nagu, mida nad näevad, seda visuaali, on ju. Ja ma jõudsin nagu sellega sinnamaani, et kinnisvaravideod ma hakkasin tegema nagu kinnisvaravideosid, et tuua nagu kogu sellesse asjasse sisse emotsioone, sest pilt on statsionaarne. Ehk siis näiteks nagu me teeme täna piirkonna videosid, et lihtsalt, et näidata inimestele, kui sa elaksid seal piirkonnas, siis mis vibe seal on nagu? Nii. Mis sa saad osta, mis autoga saad sõita, millised on su naabrid, kogu see environment. Keskkond. Ja ma olen kasvanud täna siiamaani, et minu jaoks on oluline kogu see keskkonna asi. Et kui ma olen olnud nagu praegu Rotterdam City's,
nende nagu koostööpartner ja aidanud nende arendusi müüa, siis ma olen aru saanud, kui oluline see keskkond on, et igale nagu inimtüübile sobib mingi elukeskkond. Ja sa pead selle ära tabama, kui sa kuuled seda inimest, sa pead hästi kiiresti ära tabama või küsima täpselt neid küsimusi, mis on nagu vaja, et ta saaks teada ja siis pakkuma talle visuaalselt neid variante, kus ta saab selle info kohe kätte. Ehk siis see on esimene asi, mida ma tahtsin muuta. Ehk siis kui sa vaatad meie kodulehte või meie Instagrami, siis sa näed, et kogu see asi on nagu visuaalsel tasemel hästi puhas. kurgjakorsten.ee või? kurgjakorsten.ee, jaa, täpselt. Ja nüüd ongi see hetk, et ma tahan seda asja viia veel järgmisele tasemele. Ma praegu seda veel ei räägi välja, kuna halb on rääkida asjadest enne, kui sa oled ära teinud, aga ma otsin täna enda meeskonda, olen esiteks ülitänulik nende inimeste eest, kes mul seal meeskonnas on täna. Kõik need inimesed annavad endast, ma arvan, 110 ausalt, nad annavad ennast nii suure panuse, et mul on vahel nagu piinlik nende eest, et ma ei tee ise rohkem, et ma ei ärka nagu veel varem nagu, ma ärkan vahel nagu 5:30, viimast päevad ma olen 5:30, kell 6, ma olen iga poolt täpselt kell 1 kohal, lihtsalt, et nagu viia see asi järgmisele tasemele kiiremini. Ja saad aru, ja mul on inimesed meeskonnas, kes ütlevad mulle, et ma usun sinusse nagu, ja ma usun sellesse tiimi ja ma usun sellesse meeskonda ja see annab nii retsit jõudu ja samal ajal saab nii palju nalja nende inimestega. Ehk siis ma praegu otsin enda meeskonda juurde like-minded people. Mitte mingid uimaseid, aeglaseid igad, ma otsin neid inimesi, kes tahavad osa olla mingist ettevõttest, mis tegelikult muudab seda turgu. Ja, sest mina enda poolt toon lauale kõik võimalused, et see toimiks. Mul on vaja inimesi, kes aitaksid need valdkonnad enda peale võtta ja siis tõstaksid selle asja ülesse. Sina annad see mentor, ütleme, tegelikult nagu sa ütlesid, et sul endal oli kunagi keegi mentor. Siis nüüd sina oled nõus võtma seda mentori ametit endale ja anda seda sama energiat teistele edasi, et nendest saaks need inimesed. No ütleme, et neid mentoreid on mul nagu täna on siiamaani on mitmeid ja neid ka tekib juurde erinevate kohtumistega, erinevate inimestega, keda ma kohtun. Sa õpid ikkagi terve elu, ma olen ülitänulik kõigile nendele inimestele. Ja ma saan aru, et see üks asi on see, et sa maksad inimestele head palka on ju, mis on minu eesmärk lõpuks, et kõik inimesed, kes minuga töötavad, suudavad hästi teenida, suudavad lubada endale kõiki neid asju, millest nad on nagu siiani mõelnud on ju, ja soovinud ja tekitada neile nagu reaalselt igapäevane stabiilsus, pluss ma tahan, et nende töökeskkond oleks mitte töö, vaid et neil oleks mingi koht, kus nad saavad ise areneda ja panna ennast nagu proovile, sest ma panen neid ka täna proovile. Ma lükkan neid olukordades, kus me võib-olla ei saa üle nagu. Aga ma tean, et me saame. Ja nad ise kasvavad ja inimesed, kes samasugused introverdid on ju, ja need introverdid tulevad sealt koorest välja ja ütlevad, et okei, ma võtan selle ja kui nad võtavad selle, nad mõtlevad niimoodi lihtsalt suudangi seda teha nagu, mis värk on. Ma soovin sulle nii palju öelda, ma tahan, et sul oleks nii hästi, sest sa aru, mees, sul on täpselt see balanss, et sa mõtled enda peale, aga sa samal ajal mõtled täpselt sama palju teiste peale ka. Sa ei jõua teistmoodi mitte kuskile. Väga rets. Sa ei suuda jõuda rikkuseni enne, kui sa ei anna teistele. Tahad saada rikkaks, mine tänavale hakka jagama raha inimestele, kellel on seda vaja. Reaalselt, sa pead andma tagasi ühiskonnale, sa pead andma tagasi inimestele, sul ei ole mõtet endale hoida seda, sul ei ole mõtet vahetada välja töötajaid iga kuu, mille jaoks seda vaja teha on? Sa lood tegelikult omale uut perekonda, sa oled nende inimestega koos pool päeva enda elust. Just. Sa pead hoidma neid, see peab olema austus, lugupidamine, on ju, nagu aja ja asjade suhtes ja samamoodi, kui nagu kellegi midagi juhtub, siis sa oled valmis minema talle appi, sest on su tiimi liige. See on nagu sa jääd üksikul saare peal, need on kõik, kes sul on. Nii on, see on täiesti. Ja kui keegi tuleb ütlema, et minu tüüp ei sobi, siis ma ütlen talle, et siis sa oled meie kõigi vastu. Täpselt. Sest me oleme tiim. Kõva, siukest töökaskan ongi kõikidele vaja nagu. Ja ongi, kõik, kes arvavad, et nad saavad pillile nagu olla teemas, siis ma panen video alla siia kõik pilli kontakti ja siis kirjutage pillile. Ootame. Sobib? Ootame, muidugi. Kõva! Saad aru, mul tundub, et sul on mindset kuidagi nii kuradi paigast tasakaal on igal pool.
ja see ongi, mida on vaja leida nagu fucking ma olen väga tagasiütlik, ma mõtlen, et väga palju tööd on veel edasi teha, et jõuda. Ei no muidugi, jaa, ma näen vendasid, aga noh. Et ütleme, võib-olla minu jaoks ongi, miks ma nii-öelda ütlen seda, mis ma ütlen, ongi see, et ma olen näinud, et see ei ole nagu, kunagi see on siuke tüüp, vaata. ma olen näinud seda venda, kes kunagi Mustamäel esimest korda läks müüma, vaata, mingile tüübile korterit ja sai üle. Ja nüüd ma olen siin tüübi, kes on enda bürool on. See kasvatabki. Kõva! Sa olen nii palju energiat. Ma on hea veel. Kuule, Pill. Nii. Aitäh, et sa tulid veel kord. Aitäh sulle reaalselt veel kord. Aitäh sulle hea šampanja ja hea seltskonna. Investeerimine, Pill. Nii. Kinnisvara on väga suuresti seotud investeerimisega. Kas sa oled sellest kuidagi seotud või kuidas, ütleme, praegu oleme väga palju rääkinud sellest, et kuidas seda väärtust ja ütleme, väärtust luua, sellega siis inimeste emotsioone tõsta ja raha endale tekitada, enda töötajatele tekitada hea keskkond, aga kuidas seda stabiilselt hoida? Ja see on minu jaoks, mis ma olen enda 21 aasta jooksul siin elus välja lugenud, et investeerimine on üks ainukese viisi, kuidas seda reaalselt teha. Kas sa oled ka selles maailmas juba sees? Minu siht on ikkagi kinnisvara hetkel. Ja no kindlasti mul on ka väljavaateid mingi projektide osas, mis ei ole üldse kinnisvaraga seotud. Et noh, see on hästi isikuline, et mina võin ainult pakkuda täna nõu kinnisvara investeeringute osas. Kõikides muudes asjades ma olen inimesed peavad ise leidma, mis neid nagu kõnetab. Mille osas nad nagu tahaksid, oleksid nõus siis nägema seda potentsiaali ja siis osa olema ja ise kaasa mängima ja tegema, aga kui sa tahad kuulikindlat investeeringut, ta on kuulikindlat, siis see tegelikult on kinnisvara. Ongi nii, jah? See tegelikult on kinnisvara. Ma ütlen ausalt, sest et okei, no on inimesi, kes ütlevad, et okei, ma võtan 200 000 ja ma võtan ja keerutan seda ühte ja teistpidi ja ma teenin ülikiiresti palju rohkem raha, Nii ongi täiesti võimalik, kui sul on seda vaistu. Kui sul ei ole seda ja sul on see raha ja tahad stabiilselt ära paigutada, siis tegelikult paned seda kinnisvarasse. Kas sul ei ole nagu võimalust mingid, nagu USAs on nagu, ongi indeksid, kui sa saad siis osta nii-öelda kogu selle housing economy indeksit, ehk siis mingid share'i sellest kogu asjast, aga kas Eestis on see võimalus? On nagu ühisrahastus, mis nagu täna toimub, et sa annad oma raha inimeste kätte, kes oskavad seda paigutada, sul on omad riskid, aga on võimalik saada ka suuremat nagu tootlust. No mingis mõttes, kui sa alustad väikse rahaga, need on head kohad, kus mängida ja oma raha kasvatada. Mina täna keskendun peamiselt inimestele, kellel on olemas need vabad vahendid ja kes tahavad teenida head tootlust, aga võimalik tohutult. Kui me võtame selle Eesti kinnisvara maailma, kinnisvara turu, siis mis see maailm praegu on, sest me teame tegelikult nagu 2008 aastal Reds, Crash, no ma arvan, et kõik me ei pea sellest hakkama rääkima, aga kõik teavad, et siuke asi oli. Tegelikult mõtle, praegused mingid 16-aastased tüübid, neil pole aimu ka, et oli tegelikult siuke punch. Kujuta ette, tüübid on elanud terve oma elu ainult sellises maailmas, kus raha tuleb. Aga mingi hetk nüüd me teame, kuna seal 2008, täna on 2020 kohe, et see saab otsa, see crash tuleb uuesti, et kas see tuleb uuesti kinnisvarast või kas sa oled nagu selles kuidagi teadlik sellest maailmast, et kuidas see kinnisvara maailm praegu on? Ma olen siin kaus, ma ütlen, et no ma ei ole kindlasti nii tark, et ma saan öelda sulle, et kust see tuleb, et on võimalik, et langus tuleb, aga me hetkel ei näe, kust kohast see tulla võiks. Ehk siis me ei näe, tähendab seda, et me tegelikult ei tea. Ta nagu tuleb, aga keegi ei näe seda võimalust, et ta peaks nagu tulema. Et kust kohast ta tuleb, on väga keeruline öelda. Ehk siis minu nagu mindset on hetkel see, et investeerida argalt ja tao rauda nii kaua, kui nüüd on punane. Ehk siis kui on võimalik müüa, üürida, siis tee seda, sest et halvimal juhul, ütleme, see asi kukub alla. Kukub alla, ütleme, tavaline see nagu see välp oli 8 aastat. Öeldaks, tuleb nagu siuke pikem recession ja et see asi võib kesta pikemalt, nüüd teeme 16 aastast okei. Nii, aga mis juhtub su kinnisvaraga? No suures päevas. Kui keegi seda maha ei pommita, siis ta on alles. Üks päev su lapsed on seal vanuses, siis nende jaoks see hind tõuseb samasse kohta tagasi. Ma ei tea, üldse võib tekkida reformatsioon, üldse raha kaob ära. Me tegelikult keegi ei tea. Sa oled täiesti pro kinnisvara. See ongi see ongi sinu, ütleme, elu.
oled sa, see on see, mille sa võtad aga ma tean niimoodi, et inimesed, kes töötavad kinnisvaras, on ju, ma nagu ei muretse languse pärast. Sest inimesed on vaja, kus elada niikuinii. Ja, see on täiesti õigus. Inimesed on vaja elada niikuinii kuskil. Et nad tulevad, hinnad lähevad odavamaks. Süsteem toimib edasi. Mis sa siis teed, kui langus nagu tuleb? Sa, selles mõttes, et võib-olla sa loobud mingi luksusasjadest, on ju. Äkki ma ei lähe jõusaali, äkki ma joo šampust, on ju, joon mingit, ma ei teagi, koduveini, on ju. Aga ma pean elama ju kuskil. Õige, see on tõesti. Kui ma ei osta, ma siis üürin. Aga siis, kui ma üüri, siis ma elan ju, mis sa siis teed? Aga praegu, kas siis on näha mingit kinnisvara maailmas mingit nähtavat muutust, et mingi asi hakkab muutuma või kõik on ikka stabiilne? On nagu märke, et kinnisvaraturg on jahenemas. On nagu märke, et asjad on vaikselt seisma jäänud, inimesed, kes siin arendavad, ütleme, et detailplaneeringute kinnitamised on nagu aeglustatud võib-olla meelega, ütleme täna pangad, kes finantseerivad suuri arendusi, on nagu karmistanud enda nõudmisi, et anda üldse arendajale laenu välja, ehk siis nad nagu meelega pidurdavad seda, et ei tekiks seda sama olukorda, mis oli 28 aastal. Hull. Aga ta liigub ikkagi edasi, sest et ütleme, väga palju uusi asju on valminud, müük kestab, hetkel pidurdati, ehitushinnad on tõusnud, ehitushind on see ainuke asi, mis kõige rohkem pidurdab üldse uute arenduste toimimist. No, aga see toormaterjal ja kogu asi on ju. Väga palju uusi arendusi on täna turul, on ju. On küll jube palju on tegelikult järjest, alates Rotterdamist T1 kuni ma ei tea, need inimesed teavad 100%, järjest tuleb juurde. Väga palju on, jah. Aga samas jälle me näemegi ju, tuleb uudised, ma jälle ei tea tegelikult, ma ei ole selles maailmas, ma tean seda, mis uudistes on see, et T1 ei ole inimesi, T1 nagu ei too ju tagasi seda raha, praegu inimesed või firmad kolivad sealt välja, seal ikka on nagu mingid probleemid. Ärikinnisvara ei ole minu nagu speciality täna, aga T1 mulle väga meeldib. Mulle meeldib kogu see keskmine osa ja kui futuristlikuks nad on selle asja arhitektuur. Ja mulle tundub, et ta on nagu ajast ees ja üldse keskusena tegelikult on nagu, ta on väga lahe. Ja, et seal läheb aega. Kogu see kant, ma olen just seal ühte arendust müünud, Skyline Residence, need 3 torni, ja nüüd seal kogu see nagu tagumine osa, mis sealt läheb, on väga kiires arengus, sest seal nagu taga on nagu Tehnopol areneb, Vaalepark, et kogu see kant nagu areneb, ma arvan, et see on aja küsimus, millal see tööle läheb, et ma loodan, et need mehed on valmis vastu pidama selle aja ja loodame, et siis midagi juhtu selle majandusega, eks kõik hoiavad mingis mõttes hinge kinni, aga täpselt nagu see 2 kuud, mis ütles, et peab nagu kinnisvara maaklerina nagu vastu pidama. No jaa, aga neil on lihtsalt see välp on suurem. Ja neil on lihtsalt, jah, täpselt. Aga lõpuks mõtlen, et nagu, kui sa oled väga nagu järjekindel selles, mis sa teed, siis sul ei ole vahet, kas tuleb langus või sul ei ole vahet. See on sinu äri, sa jääd sinna sisse püsima ja sa kavatsed olla siin nii number 1, kas on halb üleval. See on täpselt, see kõlab nii lihtsalt, aga tegelikult see on nagu, see vajab mindseti, see vajab kogu seda nagu prepare'i sinu kehas. Ja sa oled praegu siis pigem müüdki, enam sa ei ole endas Mustamäe korterite teema, vaid sa müüdki nagu Skyline Residence ja sa oled nagu natukene kõrgemas klassis. Nii öelda, ma ei tea. Eestis on nii raske öelda seda, siin ei ole nagu sellist asja, meie see turg on nii väike, et 50 000 üle, siis ütleme niimoodi, ütleme, et ma seletan sulle seda lihtsamalt. Ma spetsialiseerun täna Kesk- ja Südalinnal. Kesk- ja Südalinn? Kesk- ja Südalinn on minu mänguma ja see mulle meeldib kõige rohkem, ma tunnen ma nagu tunnen, kuidas siin nagu kuspool tuul liigub, millal päike hakkab paistma, ma tean täpselt, kuidas see asi toimib siin. Et see on minu ala, ma tean neid elukeskkondasid, mulle meeldib see koht. See koht, kus enam ei vaadata nii väga, ei mõelda nii palju rahale, vaid sellele kogemusele, on vist. No selles mõttes, et jah, ütleme, et saad pakkuda emotsiooni. Et inimene, kellel on raha, nii loeb raha ka, aga emotsioon on väga oluline. Ma täna keskenduks pigem sellele, et sa saad selle asja, millest sa unistasid ja kus sul on mugav olla. Väga üllas. Jah. Super. Täpselt. Ja see ongi, sa peadki leidma selle sa pead leidma, kus see point on nagu. Jaa, täpselt, sa pead leidma selle ülla enda eesmärgi. Absoluut. Üks, et sa jõuad samasse kohta ja sa mõtled, kes mind aitab. Kes mulle leiab need kohad nii, et ta ei tahaks mul nahka pealt maha tõmmata nagu. Sa tahaks üle lasta ja see ülelaskmine ka ikka tegelikult tänapäeva meie kapitalistlikus maailmas väga-väga suur oht ju. Siin lastakse üle.
ma ei tea, info on nii kättesaadav tegelikult, päris raske on, ma arvan vist nagu otseselt üle kõrvad saada, aga ikka tulevad kui sa just ei ole kuskilt välismaalt tulnud, et siis võib-olla on sul natuke hägusam see pilt, aga täna inimesed on tegelikult väga teadlikud, mis siin turul toimub. Et pigem see äri täna on minu arust on täielikult kontaktibusiness. Kontaktibusiness. Et mis asju sa saad ja mida sa müüd ja mida sa üürid on, sa oleneb kõik selles, et kus sa seda infot saad ja kus need asjad sul tulevad nagu. Et noh, selles mõttes mina olen töötanud täna üle 7 aasta. Et kõik need kontaktid on kogunenud läbi selle aja ja ma ütlen, et nagu jumala abiga ma olen kohtunud mingite väga ägedate inimestega, kellega meil on väga edukalt oleme koostööd teinud. Mul on nii hea meel sulle, ausalt. Aitäh sulle. Tõsiselt ka nagu, ma tean, et sa oled südamest hea inimene nagu ja näha on ja kui praegu keegi läbi selle podcasti ei saa aru, et sul on üllas eesmärk, siis nagu, no ma ei tea, mida sul veel vaja on nagu. Eesmärk on lihtsalt, et meie eesmärk on nüüd, et ma üks päev login sinna kinnisvaraportaali sisse on ju ja kõik need kuulutused näevad üliilusad välja. Mõtle, mis kogu turg oleks siuke. Ja, et kõik on ilus nagu, saad aru. Ja sa võtad vastu ja helistad ja inimesed, kes sind teenindavad on ju, ei ole nagu need maaklerid, kellest räägitakse, et ta ei võtnud vastu, või ta ei tulnud kohale, või ta ei teinud välja, või ta oli nagu mingi apaatne või mis iganes on ju, vaid nad tulevad kohale ja nad annavad sulle seda experience'i, mis sa saad, mis sa pead saama selle raha eest, annavad seda experience'i, annavad sulle seda know-how'd, mida sa pead kogu selle asja kohta teatama, kogu selle asja kohta nagu teadma ja annavad ka sulle seda support'i tagant järgi. Saad aru? Siis meil nagu täna ongi see, on küsimus, et igaüks oskab ust lukust lahti keerata ja näidata sulle korterit. Küsimus on selles, mis see lisa on, mis ta annab sulle nagu. Et kas ta aitab sul reaalselt ka millegist veel aru saada nagu. Et ongi see, et kas ta aitab sind või ta teeb sul lihtsalt ust lahti või see ongi need kaks nagu vahet maaklerit. Ongi nagu, ma arvan, et meie büroo eesmärk on see, et mitte teha tehinguid, vaid luua nagu pikaajalisi partnerlussuhteid. Et iga inimene, kellega ma teen tehingut, no ütleme, et suke päris suur tõenäosus on, et nad tulevad nagu tagasi ja me teeme midagi veel või nad soovitavad meid kellegile. Et see on nagu, ma olen ülitänulik selliste asjade eest. Aga inimestele, kellel on praegu mingi kinnisvara, kuidas on, mis on neil nagu kõige lihtsam viis sellest lahti saada või selles mõttes, kas ongi väga lihtne, kõik on hästi lihtne. Let's go. Lihtsalt helistage mulle. Ja ma aitan teil sellega ära müüa, ma aitan teil ära hinnata, saate turuhinna, vaatame, mis hinnaga on võimalik seda müüa, teeme kogu selle asja niimoodi, et 2 päevaga on see asi üle ajal. Pill Valdre, jätke meelde. Ja kas ükskõik mis kinnisvara või? Ükskõik mis kinnisvara, ei ole vahet. Arates Mustamäest ma ütlen sulle ausalt, et mulle meeldib süda ja kesklinna, aga ma olen nõus tegelema kõigega. Too ainult minu juurde ja ma aitan sul selle ära organiseerida. Juhul, kui ma ei suuda seda võtta müüki ära müüa, siis ma vähemalt annan sulle nõu ja ütlen sulle, mida sa täpselt pead tegema, et see asi liiguks. Ja ongi müük, üür ja haldus. Me nõustame sind igal juhul tasuta, me anname sulle teada, kuhu sa pead liikuma selle asjaga, et saada see eesmärk, mida sul vaja on. Yes! Let's go! Ülikõva! Mul on nii, ma näen seda, nagu mida ma näen? Ma näen seda pühendumust. Ja ma ei ole ammu näinud seda pühendumust. See on mu elu, noh. Inimesed ütlevad, inimesed näitavad, aga sa saad aru, kui tüüp on päris vaata. Ma olen teemas. Ma olen teemas ennast. See on täpselt, no mine vekki. Aitäh sulle. Aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh sulle, et sa seda saadet teed. Ma soovin sulle igast lahedat külalisi veel peale mind siia, kes saaksid jagada sulle igast huvitavaid nõuandeid elust. Aitäh sulle. Aitäh sulle. High five. Näeme teid siis, kui me näeme, tuleme järgmiste kõvade külalistega siia ülejärgmine kolmapäev ja peace.